Mul on siin Tamme talu. Mul on suur tamm, mul on galerii ja mul on põlistalu. See ei ole loomulikult minu perekonna põlistalu, aga millegipärast sellised uusarendused, mis tehakse põllu peale, mida nimetatakse tihti isegi taludeks, see mulle ei sobi hästi. Mul on vaja selliseid hooneid, mis krigisevad, kui ilm muutub. Ja mul on vaja teada, et siin on kunagi elanud väga paljud teised inimesed, nendes samades hoonetes tegutsenud, istutanud minu õunaaia. Ma isegi tunnen ühte inimest, isegi mitut inimest, kes siin on varem elanud. Aastakümneid tagasi. Nad on ikka elus veel ja see on minu jaoks tähtis. Ja siis see, mis mina olen siin mõne aasta jooksul suutnud luua, sest ma 2017 alles tulin Hispaaniast tagasi. Elasin seal peaaegu 20 aastat, mille vältel see talu kannatas tähelepanu puuduse all. Ja nüüd siis 3-4 aastat ma olen saanud teha seda, mida ma olen tahtnud enam-vähem, nii palju kui raha ja muskel ulatuvad. Ja loomulikult tahtmisi on palju rohkem, aga maal elamise juures üldse, ma arvan, kõige olulisem on see, et sa aeg-ajalt ikkagi vaatad seda, mis on juba tehtud. Ja naudid seda. Istud, jood klaasi õlut, vaatad lilli, sest mul on siin 15 hektarit. Siin ei saa mitte miski, mitte kunagi valmis. Ja võib-olla isegi see on tähtis, et siin ei ole seda valmis saamise hetke, sellepärast, et roheline elustiil, see on protsess, õppimine loodusega koos, eksisteerimine. Mina teen siin oma arust väga edukaid katseid puiduhakkega mulla parandamisel. Ühel pool maja on galerii, maalin, teen puutööd. Teisel pool maja on siis igasugused hunnikud, peenrad, mis nähtavalt midagi eriti ei kanna, aga mina näen tulemust selle ilusa mulla näol. See on tähtis. Mõni taim kasvama läheb, siis see on väga tähtis rõõm. Ja üks asi on veel järjest olulisemaks muutumas, mida rohkem ma seda näen. Siia tulevad inimesed, on võib-olla närvis, meil on igasuguseid probleeme maailmas ja inimeste eraeludes. Ja nad lähevad ära siit natukene rahulikumana, ütlevad, et siin on väga hea magada. Ütlevad, et siin kaob aeg ära. Mul on isegi sellised kellad, mis täpselt aega ei näita. No üks näitab ka, aga ma ei mäleta, milline see oli. Ja võib-olla praeguses maailmas tõesti on vaja selliseid mullitaolisi kohti, kus on oma aeg, oma eksistents, lülitad raadio välja ja maailmal ei olegi midagi viga. Selle aastane kuumalaine oli ka suhteliselt nõder võrreldes eelmise aasta omaga. Nii et ega väga ei pea muretsema. Ja võib-olla loomingulisel inimesele seda kataklüsmi ja kriisi ja rahanappust ei olegi nii väga vaja, kui kõik arvavad. Ei pea kõik endal kõrvu peast ära lõikama. Et saab tegelikult elada sellises keskkonnas, mis toidab hinge, toidab keha ka, kui hästi läheb. See koht on juba niivõrd palju mina. Mina olen see koht. Et ma imestan, kuidas inimesed suudavad maha müüa oma esivanemate talud. Minul ei ole see esivanemate talu. Aga need mõned aastad tööd Tammsaare järgi armastust on palju. Ja nii võiks olla väga paljudel eestlastel, kui nad hakkavad süübima oma päris olemusse ja andma natukene rohkem ruumi elule oma elus, raha asemel, mateeria asemel. Raha on tähtis, aga on väga palju muudki.